Nüüd räägime natukene sellest, et juhul kui mul on vaja andmeseeriaid või andmepunkte eraldi värviga vormindada, see tähendab, et mulle ei sobi need värvid, mis mulle vaikimisi pakutakse. Näete, veeru 3 andmed on kollased ja number 2 omad on niisugused oranžikad ja esimese omad on sinised. Ma tahaks mingeid muid värve kasutada, siis kõigepealt loomulikult tuleks diagramm aktiviseerida töörežiimi topeltklõpsuga. Ja nüüd vormindamisel tuleb kindlasti eristada andmejada ja andmepunkti. Kui te klõpsate ühe korra mõne andmetulba peal, siis kõigepealt valitakse andmejada ja näen seda selle järgi, et selline märkimise ruudukene tekkis neile kõigile üheaegselt. Ja kui nüüd võtta ette vorminduse aken, kas siit ülevalt näiteks või topeltklõpsuga, siis antakse kogu andmejada vormindamise aken. Kui te klõpsate selle tulba või sektori või joone ja mingi punkti peal veel korra, siis näete, ilmuvad märkekastikesed ainult selle tulba ümber. Ja nüüd ma saan ainult seda konkreetset tulpa siis vormindada, näiteks värvi muuta. No kõigepealt proovime jada. Te võite selle jada valimise jaoks siis klõpsata andmeseerial mõnel tulbal või valite andmejada siit menüüst. Ja seejärel vorminda valik nupule. Siin näidatakse teile kohe seda värvi, mis hetkel on, näete sinine, aga võite siis käsitsi valida mis tahes muu värvi. Näiteks kasutan helesinist ja seejärel nupule sobib. Ja terve see jada on muudetud. Kui ma sooviksin nüüd selles jadas ainult ühte andmepunkti muuta, et teda kõige rohkem esile tõsta, näiteks seda esimest, tahaksin ta punaseks teha, siis ma selekteerin ainult selle andmepunkti, nii et ilmuvad need märkeruudukesed, rohelised, ja seejärel teen topeltklõpsu tema peale. Või saate ka kasutada vorminda valik nupp, juhul kui ta on välja valitud juba. Ja nüüd, kui ma valin siit näiteks punase värvi, siis see rakendub ainult sellele konkreetsele tulbale. Täpselt sama lugu käib ka juhul, kui mul näiteks diagrammi tüübiks on sektordiagramm ja ma tahaksin muuta nüüd näiteks, et see sektor siin see suur oleks sinist värvi, aktiveerin ta kas siis ühe klõpsuga ja seejärel vorminda valik või enda peal kohe topeltklõpsu. Ja samamoodi avanevas aknas siis valin talle värvi, näiteks siis diagramm 6, helesinine ja seejärel sobib nupule. Ja ongi see konkreetne sektori värv muudetud.